Tere tulemast podcasti Entreprenööritajad. Mina olen Rita. Ja mina olen Greta. Täna on meil külas mees, kellele mõeldes tekib suures jaos üks assotsiatsioon. Fotod. Georg on õppinud fotograafiat, teinud pilte ja videosid erinevate projektide raames ning üldiselt võib öelda, et on läbi imbunud pildistamistest ning selle võluvast kunstist. Tootefotod, stuudiofotod, portreefotod, spordifotod, kinnisvarafotod ja ka analoogfotograafia. Kas on midagi, mida ta ka ei tee? Täna on meil külas Georg. Tere tulemast! Tere! Väga pikk nimekiri asjadest ja väga meelitav sissejuhatus. Kas see kõik vastab ka tõele? Ja kogemuste pagas on saanud üsna mahukaks nende aastate jooksul, mis ma fotoga siis tegelenud olen. Kui kaua täpsemalt siis? Üle 10 aasta, mingi 12-13 aastat. Ma arvan, et see pisik sai alguse põhikooli lõpust. Aga mu esimene küsimus ongi, et milline oli sinu tööriistakast, millest sa alustasid, et kas muna või kana, ehk siis kas sul oli juba anne või sul on see anne juba lihtsalt iseenesest inimesena või siis sa läksid ülikooli tahtest õppida fotograafiat, et sulle meeldis see ala ja tahtsid viluda? See sai alguse, nagu ma ütlesin, põhikooli lõpust üsna selline päeva pealt mõtlesin, et nüüd mina tahan fotograafiks saada ja sealt ma siis hakkasin kõigepealt ise õppima, vaatasin, mis variandid Eestis on, et fotograafiat õppida. Siis ma proovisin EKA-sse sisse astuda ja ka Tartu kõrgemasse kunstikooli, kuhu ma siis sisse sain. Et lihtsalt puhas huvi on olnud fotograafia vastu hästi pikalt. Mul tekkis üks küsimus, et sa ütlesid, et mis variandid siin Eestis olid, et YouTube'i ju sellel hetkel polnud, et kus sa selle esmase info nagu kätte said? Et kas sa lihtsalt hakkasidki, kas ta oli kohe visuaalne kunst selles mõttes, et fotograafia või oli ta mingi muu kunstiliik, mida sa alustasid nagu a la, ma ei tea, maalimine või ma ei kujutat isegi ette, kus kohast võis alustada tol hetkel, et ütleme, polnud ju YouTubereid või olnud sükest inimesi, kes info polnud nii kätte saada või kus sa see ise katsetasid ja vaatasid või? Jaa, ma ise katsetasin ja vaatasin. Kodus oli väike digikas olemas ja sellega hakkasin esimesi katsetusi tegema. Pildistasin lilli ja seeni, nagu kõik enamasti alustavad. Et tundus nagu hästi huvitav, kuidas saab ennast väljendada või midagi hoopis teistmoodi näidata, kui see esialgu tundub. Aga mis siis eristab harrastajafotograafi professionaalist? Hea küsimus. Minu jaoks on see, et harrastaja või amatöör räägib tehnikast. Et professionaali jaoks tehnika ei ole oluline, et see professionaal teeb iga asjaga pildi ära, kui on vaja. Täitsa uskumatu minu jaoks on ka, mul praegu need ajusagarad ei tahtnud hästi ühilduda, et tõsiselt või? Et seebikarbiga. Tegelikult, kui ma hakkan mõtlema, siis tõepoolest nii on. Saab ka tikutopsiga pilti teha, kui tahta. Tikutopsiga? Tikutopsiga. Kuidas see käib? Tikutopsist saab siis teha pinhole kaamera, mis on siis, tehakse väike auk sisse ja siis sinna pannakse film sisse. Avad selle väikse ava korraks, teibiga näiteks, paned selle tagasi kinni ja siis see pilt salvestub sinna filmi peale. Et see on ka asi, mis ma nagu... Kas sa oled ise proovid seda? Jaa, ma tegin seda ka suht alguses, kui ma nagu avastasin enda jaoks foto või just analoogfotograafia nagu. Aga tundub siis tõesti, et sa kuidagi kohe avastasid selle enda jaoks ja läksid ikka kohe väga süvitsi? Ma läksin süvitsi ka. Hullud lahe. Jah. Otsisin netist nii palju informatsiooni, kui vähegi leidis. Mul on selleks küsimus, et sa ütled ka, et sa alustasid lilledest ja seentest, on ju, et see kunst või üldse fotograafia on tegelikult nagu õhuline asi, mida teha, et inimesed, sisuliselt ükskõik kes võib ju fotograafiks saada, kui ta piisavalt palju pühendab ennast. Ma mäletan, kui ma olin 10 aastat tagasi, kui ma olin noor, isegi mina mõtlesin, et ma olen mingi äge fotograaf, et iga üks meist põhimõtteliselt
neid oli igal pool, see mingil hetkel oli väga populaarne, et igaüks pildistas, ma ei tea, maha kukkunud konidest tegi pilte, vaata. Et minu küsimus on see, et kas sa näed ise, et see fotograafia üleüldiselt on nagu kvaliteetsemaks läinud ajas, et kas sinu fotode tegemine on ka kaamerate arendamisel või selle tehnika arendamisel on ta nagu palju muutunud või vastupidi, sa oled just hakanud katsetama neid nii-öelda analoogfotosid, sa ütlesid, et sulle meeldib teha? Mulle tundub, et vahepeal oli see tehnika areng nagu hästi kiire, aga et nüüd hakatakse minema rohkem tagasi nende vanade tehnikate peale ja neid asju katsetama. Et lõpuks jõutakse ikkagi tagasi nende vanade asjade juurde, kus asjad on nagu alguse saanud. Et telefonid on ka läinud muidugi väga, väga võimekaks pildistamiste osas, mis on ka tegelikult minust väga huvitav. On ju täitsa eraldi see iPhone'i pildistamise grupid ja et kuidas iPhone'i siis krutti niimoodi, et sa saad nagu hästi kvaliteetsed pildid, et sisuliselt pole vahetki, et teravam silm isegi ei saa aru, kas ta on nagu profikaameraga või iPhone'iga pildistatud. Nublu tegi ju enda viimase, ma ei mäleta, mis videole ta tegi ju ta tegigi ju video tegi iPhone'iga või mitte Nublu, vaid mis need brothersid on kahekesi, kas need kaksikud on? Esko, vot, nemad tegid ju, nad näitasid ka, et millega nad tegid, et mis lensid nad võtsid kasutusele, et tegelikult kogu see video on iPhone'iga tehtud. Tegelikult see on ju taskutelefon, millega tehti video. Väga lahe. Jah, tegelikult enamus inimesi ei teagi, kui võimekad asjad neil taskus on kaasas iga päev kogu aeg endaga. Mis su enda isiklik maitse-eelistus on? Kas pigem see HD üli nagu sisse suumitav mingi pilt, mis ei kaotama kvaliteeti või natukene selline tõmbad suka endale sinna objektiivi otsa ja siis tuleb siuke hägune taust, vaata, et... Ma olen mõlemat. Ma olen hästi selline, kes katsetab erinevaid asju, et mul võib-olla hakkab igav, kui ma nagu ühele asjale ainult keskendun. Et tuleb enda jaoks asjad huvitavaks teha. Mis sa ise arvad, et mis on sinu erisus teistest fotograafidest, mis on see sinu unikaalsus võib olla sinu fotograafia puhul siis? Minu fotograafia puhul, kuna ma praegu keskendun tootefotodele, et mida ma olen võib-olla tähele pannud teiste puhul, mul on kuidagi selline tumedam, hästi stuudio, selline... Greta lemmik, ma lihtsalt nagu, kuna mind pildis ei ole, siis ma näitasin talle praegu nagu okeid, vaata, siuke perfect, mina hullult armastan just seda tumedust, seda nagu selged klaarid. Selline viimse peale võib-olla sätitud, et kohati on väga tugevalt enda ideed perfektselt taga, et kui ma seda ei saavuta, siis ma olen nagu pettunud endas. Ja see on hästi tore, sest näha on, et ma olen näinud, kuna ma tean sind ka varasemast, et milline su see aja timeline nii-öelda on olnud, eks ju, et sa oled nagu põhimõtteliselt, nagu sissejuhatuses ka, et sa oled nagu kõigest kõike teinud, aga sa oled jäänud, sul on väga kindel stiil, minu arvamus on vähemalt, et sul ongi sellised sügavad toonid esiteks, mis mulle hullult meeldib, et me lasime ka oma pildid ju sinuga teha, et kõik see tumeroheline, selline ütleme siuke sügav, ta ei ole helge ja kerge, mida sa teed selles mõttes nagu visuaalse poole pealt, aga mulle meeldib siuke HD ja natuke dark side värk. See on nii põnev ilus. See lisab natuke sellist müstilisust, eks ole. Väga lahe. Aga kuidas inimesed jõuavad sinuni? Kuidas su esimesed kliendid sinuni jõudsid? Ja tänapäeval, kuidas sind leitakse? Mu kõige esimene klient oli mu isa ülemus, kes tahtis... Kui vana sa olid? Ma olin... issand, ma võisin äkki 10. klassis olla. 16-17. Tal oli vaja sellist pilti, mis on siis sinine tekstiil ja kus on siis kuldsed veetilgad peal. Et see oli mu esimene fototöö, millest ma sain 500 krooni. Nice. See oli suur raha selle hetkel. See oli suur raha. Aga tänasel päeval ma otsin väga palju ise kliente, et ma võtan ettevõtetega ühendust. Proovin ise leida mingid koostöid, kas või küsin näiteks kelleltki mingit toodet, et okei, andke mulle pildistada, saate pildid vastu, et sellest siis
loodetavasti tekib edaspidiseks mingisugune koostöö või et ma saan rohkem mingit tähelepanu, kui nad jagavad mu pilte enda sotsmeedias näiteks. Kas see siis sisuliselt, ütleme, mis on sinu jaoks see ettevõte, keda sa valid ka välja? Et sa ju igaühel ei lähe pakkuma seda teenust, et mis on sinu poolt siis need kriteeriumid, mida sa nagu soovid näidata läbi oma kaamera silma? See on väga isiklik teenus, mida sa tegelikult pakud, see on ju sinu viis, kuidas maailma näha, vaata. Et võib-olla, ma ei tea, mis sind kõige rohkem kõnetab, et võib-olla sa soovid teha, ma ei tea, rohkem kinnisvarafotosid, nagu sa oled nagu varasemalt ka teinud, et mis tooted sa ise valid, kellele pakkuda sihukest teenust üldse? Mulle väga meeldib pudeleid pildistada, et igasugused meil kohalikud veinitootjad ja sellised. Ma nägin mingi viski asju sa tegid vist. Jah, veine olen ka pildistanud ja. Et jah, pudelid ja sellised läikivad asjad, mis võib-olla ei ole kõige lihtsamad asjad pildistada, aga see on hea väljakutse ja mulle nagu meeldib. Ja muidugi ma vaatan kõik kodukaid ka, et või sotsmeediat, et kellel võiks vaja olla. Et kes võib-olla on üritanud kuidagi ise hakkama saada, aga et see tulemus ei ole kõige parem. Mida sa ei sea kompromissi alla? Ütleme, sa valid välja need ütleme tooted, siis räägime praegu siis ainult toodetest, et jätame need nagu erakliendid üldse nagu praegu kõrvale, on ju, kuna ma tean, et sa tegelikult teed seda ka, eks ju, või oled teinud, aga kui üks asi on see, kuidas sina näed neid, aga teine asi, kuidas see ettevõte näeb iseennast, et need pildid, mida sa nagu neile pildistad, kas on mingi kriteeriumid, mida sa lihtsalt teed ära selle pildi ja saadad neile vastu, et näete, ma sain sellise tulemuse, kas teile sobib, või nad ikkagi tahavad, et kuule, ma tahan helgeid pilte nagu. Kas siis nagu selle sõelumise sa teed siis juba varem ise ära, et kas sinu stiil sobib nende omaga? Ei, ma ikkagi üritan teha neid helgeid pilte ka, kui tahetakse. Okay. Et ma ei ole selline pirtsutaja või et kuulge, ma nüüd seda asja ei tee, et see ei lähe minu stiiliga kokku. Et see on nagu minu jaoks ka siis väljakutse, et see helge pilt ka hästi ära teha. Et pigem siis seda kompromissi kohta nii-öelda sinu poolt ei ole, et pigem sa just vaatad, et uus väljakutse, et midagi ma saan teha teistmoodi just. Või väga lahe. Aga on sul natukene urgitsen võib-olla, et aga on mõni klient olnud, et kellele sa oled ka ei öelnud? Toodete koha pealt võib-olla mitte, aga mingi aeg tuli ürituste pildistamisi ja kui on fotosein, siis ma ütlen ei. See on minu jaoks nii kohutav asi. Mis on see kõige hullem asi selle juures? See on liinitöö lihtsalt. See vist on jah, siuke kunstiline surm natukene. Ja nüüd keerake pead siia poole ja teised võiksid vaadata ja kõik panevad silmad kinni ja teevad üheaegselt lahti pilt. Just. Et see on siuke nii et lasteaedadesse sind nagu pildistama ei saa oodata? Enam mitte. Kunagi ma olen ka seda teinud, et ma olin koolifotograaf. Jah, jälle üks asi seal nimekirjas, mis ma teinud olen. Aga jah, see on tõesti liinitöö ja mitte väga meeldib. Et pigem on sulle huvipakkuv kunstiline väljund fotograafia juures, eks ole? Ma saaksin kasutada valgust ja siuke omaette nokitsemine ka võib-olla, mis sobib rohkem mulle. Selles mõttes ongi, inimesi pildistada ongi see, et sa teed mingi nurga alt selle asja ära nii, kuidas sina arvad, et inimene nagu näeb kaunis välja. See on hästi siuke subjektiivne teema, et kuidas inimene ennast näeb ja kuidas sina teda näed, et võib-olla tootega selles mõttes on lihtsam, et paned sinna valgust, paned tossu ja värki juurde, et sa saad nagu rohkem loominguline olla. Et võib-olla inimene tahabki, et sa ainult otse pähe teda kogu aeg pildistad, aga toote alt. See võib ükskõik mida teha, on ju. Et aga sündmuste või ürituste puhul siis ongi, kui palju üldse, hea küsimus, kui palju üldse on, kui sa mäletad, et kui sa üritusi pildistasid, et seda sõelumist pärast, et kas sa oled see fotograaf, sest minul on isiklik kogemus, kuna ma töötan IFIS, see on võrdlemisi suur firma, kus meil on iga poole aasta tagant väga suured sündmused, on ju, ja meil käivad iga kord mingisugused fotograafid. Ja meil on paaril korral olnud, me peame tagasisidet andma, kuidas me piltidega rahule jääme. Ja meil on paaril korral värvatud süksed inimesed, kes teevad reaalselt nii kehvasid pilte. Nad on ülihead fotograafid, aga nad ei ole sündmuste fotograafid.
ehk siis need liikuvpildid on ju, need tulevad nii kehvasti välja, kas siis on üks siukse poolkõvera näoga, kellel on üks silm lahti, teine noh, ja siis ta annab need lõpp-produktpildid, annab siis meile vaatamiseks, siis vaatad nagu, jaa, kõik väga ilus, mina olen silmad lahti, aga kas nagu, kui palju sündmuste fotograafid üldse jälgivad, mil hetkel päriselt see klõps teha? Võimalus on ka see, et sa hoiad lihtsalt seda nii-öelda päästikut all ja tulistad järjest mitu pilti ära ja siis hiljem valid. Aga see on päris suur töö. See on, hiljem on lihtsalt see nii-öelda valikutöö on palju suurem. Aga jah, kui sa, mida rohkem sa pildistad üritusi või selliseid asju, et siis sa õpid nagu neid liikumisi ja asju tundma, et oskad rohkem ette ennustada, millal seda pilti teha. Ma näen ise, et meil on olnud tõesti 4 aasta jooksul, mis ma seal tööl olen olnud, väga suured sõnad, väga suured nimed, Kroonika, mingisugused kõmuajakirjanikud või need fotograafid käisid meil väga pikalt pildistama, siis sa lihtsalt vaatad ja mõtled, et jumal küll, issand, sa näed ja sa ei mürista, et isegi mina suudaks sõeluda välja natukene rohkem, et on ürituste pildid, firma suured sündmused, kus võib-olla oleks mõistlik paar hetke oodata, meil inimene keerab oma pea haigeks või teeb silmad lahti näiteks. Et see on siuke vahva teema. Selgade pildistamine. Ja. Miks sa annad pildi, kus on lihtsalt seljad peal? Ja. Aga see tulebki ilmselt ajas ja enesekriitilisusest ka, et mõni võib-olla on ka selline, et ta juba arvab, et on nii kõva nimi ja siis ta ei viitsi enam sõeluda neid asju välja, et ma olen juba see ja see tegelane, mul niikuinii need pildid on head, aga siis tegelikult, mis me oleme omakeskis, siis kui juba seda mõtet laiendada veits, me oleme omakeskis rääkinud, et ta on hea stuudiofotograaf. Ta oskab siis pilte teha nendest ilusatest Eesti kuulsustest, kui tal on kõik valgus on õige, kõik asjad on sätitud. Aga see, et sa kutsud, ma ei tea, 600 inimese hulka teda pilti tegema, siis iga teine ongi siuke kõvera näoga pilti, siis tekib tunne, et kas ma olen päriselt nii kole või selle fotograafi silm ei suudagi mind nagu jäädustada. Mul üks sõbranna armastab öelda, et on ka hobi või harrastaja fotograaf, ta ütles ka, et seda ei ole olemas nagu, öeldakse vaata, ma pole fotogeeniline, pole olemas siukseid inimesi, sa lihtsalt ei oska pildistada veel. Kas sa arvad, et see on sama sinu puhul ka? Jutt oli nii pikk, oli küll, sorry. Ma lähen noppesse. Ära, milles see teema on. Et kas, kui sina teed pilte inimestest, siis kas sa nagu kui hästi sa tajud, et sa teed selle pildi inimesest ära, et see võib ka vastata, teha teda rõõmsaks sisuliselt. Et nagu ma ütlen, et kui mõni ütleb, et ta ei ole fotogeeniline, siis kas sa oskad nagu ära tajuda selle, milline pilt sobiks sellele inimesele, mida sina näed ka temast? Ma arvan küll ja see muidugi ürituste puhul on keerulisem. Aga ka siis, kui nad tulevad eraldi pildistama, näiteks mina ja Rita käisime, et ei jäänud ühtegi sükest pilti, sa ei saatnud meile neid pilte, kus oli suu paakel või ühel oli silm kinni, teisel lahti, eks ju. Ma jah, ikkagi vaatan üsna kriitilise pilguga, et mida ma saadan. Ja üks võimalus on ka see, et sa saad ju, kui sa pildistad ja sa näed kohe ekraanilt, et okei, see ei tulnud väga hea, et teeme uuesti. Mis valestis uuesti? Mis valestis uuesti, jah. Et õnneks ei pea tänapäeval enam filmi peale pildistama, et sul on lähed ilmutama, siis vaatad nagu 36 kaadrit on rulli kohta ja siis pead hästi hoolikas olema, et millal sa pildistad. Et saab õnneks tänapäeval hästi palju pilte teha. Palju sa üldse tasuta tööd täna veel teed? Et ütleme, üks asi on see, et sa teed tootefotosid, on ju, siis sa teed ju, sa haldad praegu ühte sotsmeediat, on ju, et need on sul sellised igapäevased tegemised. Aga näiteks, kas sa ütled ka nagu stiilis, et sul on jõulud või mingi sõbranna sünnipäev ja siis ütleb see, kuule, viitsid võtta kaamera kaasa, et tee must pilti. Kas sa teed seda hea meelega veel? Pigem mitte. Ei ole jah see, et kuule, ole hea, tule tee pilti või ole hea, võtta kaamera kaasa, et see tekitab mingit tuska, et tegelikult väga ei taha teha. Kas sinu jaoks on ka see, et fotograafia on sinu jaoks tööaeg ja kui sa oled kuskil sünnipäeval või lõõgastud, et kui võib-olla mõne jaoks see pildistamine ongi see lõõgastus, siis sinu jaoks on see ikkagi töö, et sa ei saa ennast niimoodi kuidagi maha käia, et pildistad meelelahutuseks, et sa jääd ikkagi ju kriitiliselt vaatama, et kuidas keegi jääb. Et jah, see on töö ka, aga samas seal võib-olla otsin sellist loomingulisust ka rohkem taga, et mingid üritused ja sünnipäevad
ei ole väga loomingulised asjad, mida pildistada. Et siis ma jah, pigem keeldun neist võta kaamera kaasa, tule pildista hetkedest. Mina tutvusin sinuga, me töötasime koos, eks ju, seal Spotis, kus sa pildistasid pigem siis sportlasi, eks ju. Et kas sa ise ka veel täna teed mingisugust sporti ja kas sa selliste sündmuste puhul, et sa lähed ise näiteks, ma ei tea, rula sõitma või mida iganes sa tahad nagu teha, eks ju, kas sa siis vahel võtad kaasa ja siis teed inimestest või sportlastest pilte ja siis pärast saadad neile lihtsalt? Praegusel hetkel küll enam mitte. Sest et ma praegu käin jõusaalis ja siis ma kunagi sõitsin natukene BMX-i ka, aga nüüd ma olen selle välja vahetanud natuke suurema kaherattalise vastu, et ma sõidan motikaga. Aga siis ma ei võta üldiselt kaamerat kaasa. Kui siis harva panen GoPro kiivri külge, et filmin lihtsalt seda sõitu. Mõnes mõttes kahju ka natukene vaata, aga samas jälle, ütleme, need liikuv pildid on hästi raske, ma saan aru, fotograafil kätte saada. Kas mul on õigus või? Jah, see on ikka keerulisem, kui lihtsalt seisat objekti pildistada. Seal on see koht ka, kus sa esteetiliselt pead hindama, kas see nüüd jääks ilus või see jääks ilus, et oleks tal see näpp olnud võib-olla natuke teise koha peal, et kuidagi, kui sa seda pilti vaatad, eriti liikuv pilti, siis seda hetke saada kätte, kus sa näed, et kõik on täiuslik. Ma arvan, et seal on see, nagu sa ütledki, päästik on all, vaata, et seda on seal rohkem, ma usun. Ja seda sõelumist on ju. Jah, spordifotos kindlasti, jah. Aga kui sageli sa maadled teiste inimeste, klientide arvamusega, konkurentide arvamusega, on üldse see teema sinu jaoks? Väga ei võitle. Mulle meeldib, kui on konstruktiivne kriitika, millest ma saan õppida. Kui ma olen nõus selle kriitikaga, siis ma võtan selle omaks ja parandan. Ja kui ma ei ole nõus, siis ma ei tea midagi. Aga selline siis ka arutluse koht, et copycat, et mida sa tunned, kas tasub olla teistest parem, teistest erinev, et fotograafia on sisuliselt sinu nägemus maailmast. Kas seda oskust saab viluda teravamaks või on see hästi isiklik? Ma arvan, et iga oskust saab paremaks viluda. Kui palju sa jälgid seda konkurentsi tegemist, et ütleme, igal ühel on isiklik stiil, aga kas sa näed, et sinu stiiliga on sellist konkurenti, keda sa nagu võib-olla pead ka isegi, mitte nagu konkurentsiks, aga keda sina vaatad, et ma võiks ka selle nurga alt vaadata või kui tihti sa analüüsid üldse enda tööd? Ma nagu ei võrdle ennast väga teistega. Vähemalt ma üritan mitte. See võib-olla takistama mind kuidagi. Aga ma vaatan küll et mis stiilis keegi pildistab. Kas sa oled alati niimoodi olnud, et sa pole kunagi tahtnud ennast võrrelda kellegagi teisega või see on sul tulnud ajas? See on pigem ajas tulnud. Et see enda võrdlemine teistega, see ilmselt hakkab mingi hetk vaimselt segama. Kas alguses on see hea, et justkui sa püüad kätte saada mingisuguse taseme, aga sealt edasi juba ongi siis see sinu unikaalsus juba, mida sa tood välja? Eks ma ikka olen vaadanud, kes mida teeb ja kuidas. Kes on sinu isiklikud inspiratsiooniallikad, keda sa jälgid? Kas need on eestlased või need on välismaalased? Saad sa mõne nime ka öelda, mis sul tuleb praegu pähe? Pigem välismaalased, ma arvan. Võib-olla tootefoto pealt, kas mul on nagu nii palju eeskujusid. YouTube'is on näiteks Carl Taylor, üks fotograaf, keda ma jälgin, kes võib-olla on mind nii palju mõjutanud, et tema mingeid õpetusvideosid olen vaadanud. Et sealt võib-olla mingi käekiri on sisse tulnud, ma arvan. Et ma vaatan siuke YouTube'i inimene, vaatan hästi palju tutorialeid ja asju või selliseid behind the scenes. Et kuidas keegi teeb midagi. Et võib-olla ma saan mingeid selliseid nippe enda tööriistakasti siis üle võtta. Kuidas sa üldse leidsid või sa oled kõike juba väga suures mahus teinud, on ju, aga miks sa selle tootefotograafia juurde just nagu
püsima jäid, kas see on see, kus sa praegu tunned, et on kõige rohkem väljakutsed sul või? Või sa tüdinesid lihtsalt inimestest ära, jämedalt öeldes? kuna ma olen selline omaette nokitseja, et siis see tootefoto ongi selline hea enda omaette tegemine. Ja pluss ma sain siis eelmine aasta tekkis võimalust teha väike stuudioruum ja see on nagu parem variant tootefotodeks kui mingid portreed ja asjad. Ja kuna see stuudio on mul siis maakohas ja tooteid õnneks saab väga lihtsalt saata pakiautomaati või kuhugi, et siis see nagu tundus ka selles suhtes loogiline valik. Kas tootefotograafia on Eestis, ma ütlen, kui sa selles valdkonnas sees oled, kas see on pigem väga konkurentsivõimeline või seal on vähe veel tegijaid? Kuidas ise näed seda asja? Ma ütlen lihtsalt side note, ma vaatan seda, et perepildistamised, pulmapildistamised, et see on nii tuline, vaata, seda on nii palju, aga tootefotograafiat, mina isiklikult teangi ainult sind. Tootefotos ja ilmselt see konkurents ei ole nagu nii suur või neid tegijaid ei ole nii palju. Aga tahtjaid ilmselt on ka nagu vähem tegelikult. Et pluss ma olen nagu tähele pannud, väga paljud üritavad ja ikkagi ise teha neid tootefotosid. Aga jah, need ei tule alati kõige paremad välja. Aga millele siis võiks üks ettevõtja tähelepanu pöörata, kui ta otsustab ise oma sotsiaalmeediat teha, tooteid võib-olla siis üles võtta? Ja mis on sinu need nipid ja trikid, et inimestel oleks võib-olla kergem see, kui nad isegi otsustavad, see on päris suur kulu ka, on ju? Ma olen pigem vaadanud seda võib-olla e-poe teemat, et võiks olla kõik nagu samas stiilis pildistatud, need tooted, sama taustaga, sama valgusega, aga tihtipeale ongi näha seda, et on tehtud, üks pilt on tehtud kuskil laua peal ja teine kuskil kööginurgas tehtud ja need taustad on erinevad ja valgused on erinevad, et kui kõik tooted on ühtselt pildistatud või samas stiilis, sama läbivalt, see nagu tekitab kliendis ka mingit suuremat usaldust või kutsub rohkem ostma. Et see põlve otsas seda sisuliselt on ju. Ma mõtlen, ka mina tean inimesi, kes müüvad tooteid ja näevad väga palju vaeva. Mina ka pildistasin mingisuguseid asju vahepeal enda jaoks nagu. Ja ma mäletan, ma tegin igasuguseid mingeid huvitavaid trikke, ma toppisin mingisuguse, ma üritasin valguspeegel seda efekti tekitada, vaata, et rohkem valgust koondada ühte kohta. Reaalselt mul oli hõbepaberiga mingisugused asjad ümber tõmmatud ja siis ma ise suunasin seda valgust, vaata, oma arust hull fotograaf. Aga et ma näen, et isegi mina, kes ma ei ole selles asjas sees, et ma näen, et minul ka usaldus kaob selle brändi või selle toote puhul ära, kui ma näen, et see on kuidagi pool kavana tehtud. Yeah. Et pigem see on küll e-poodide või üldse toodete puhul, ma arvan, et see peab olema kindlasti üks väljaminek, millega arvestada, kui sa alustad. See tundub võib-olla korraks mingisugune suur väljaminek, aga tegelikult sa kaotad rohkem raha sellega, kui sa ei lase seda teha kellelgi, kes oskab seda teha. Sest et sa lihtsalt kaotad kliente. Jah, ta tuleb korra, aga ta läheb, vaata, ta jää lojaalseks sulle võib-olla, kui ta näeb, et sul see sisu on veid selline, lainetab kogu aeg, on ju, et ta võiks ühtlase joone peal olla. See on hea point, aga kui palju üldse, ütleme, laias, suurusjärgus, kui sa tahad 3-4 toodet üles pildistada, kui palju peaks inimene arvestama esiteks ajamahuliselt, kui palju see sinul aega võtab ja teiseks palju tal enda ressurssi, palju tal nagu kulu on, kui palju siis ütleme 3-4 toote peale näiteks suurusjärk? Kõigepealt oleneb, kas ta tahab tavalist e-poe fotot, mis on siis ühte värvi taustal, näiteks valgel taustal, või ta tahab nii-öelda reklaamfotot või stiliseeritud fotot. Teine asi on see, et kui keerulised need tooted on. Pudelid ja igasugused läikivad, erikujulised asjad on tunduvalt keerulisemad üles pildistada kui mingid sellised siledad või riided näiteks. Jah, mingid kuubikud tavalised. Et kõik oleneb väga paljudest asjadest. Et kõik need valgel taustal fotod, need on muidugi lihtsamad teha ja see ajakulu on väiksem.
Sest et need saab ka, paned alguse paika, sa pildistad ühe ära, paned teise asemele, pildistad ära, võtad järgmise, kui nad on sama sorti tooted. Aga kui on see nii-öelda reklaamfoto, et siis sinna läheb palju rohkem tööd. Et võib-olla vahel on see eeltöö palju suurem kui pildistamine ise, et igasugused rekvisiidid välja otsida või teha või pluss siis võttekoha otsimine võib-olla, kui stuudios ei tee. Et see töö on palju suurem. Kas sa oled ka selline fotograaf? Ma tean, et see on hästi populaarne viimasel ajal, eriti, et sa pildistad üles, ütleme, ma ei tea, näiteks ühe selle sessiga 1000 fotot, see on hästi suur summa, on ju, siis sa ise valid seal 200 pilti ja siis sa lased ise kliendil tükipõhiselt valida, millised ta ise soovib ja see hinnastamine käib tüki järgi või ütleme toote fotograafil, kas tema pigem teeb tunnihinna alusel või kuidas arvestada seda üldse seda hinnasuhet, nagu kuhu sa oma selle kuluga võiksid jääda? Mina teen nii, et kui on siis e-poe foto ühtlasel taustal, siis on toote koguste järgi. Mitu pilti siis? Jah, et kui sul, ütleme, et ma tea, sul on 1-5 toodet, millest sa tahad pilte, siin on see, kui sul on 5-15, siis see tükihind läheb odavamaks. Kui sa tahad veel rohkem, siis see läheb nagu veel odavamaks. Aga kui on siis nii-öelda reklaamfoto, siis ma võtan tunnipõhiselt. Jah, sest reklaamiga vaata on, nagu sa ütlesid ka, on rohkem sättimist juba. See sinu ajakulu, et leida need nii-öelda ideaalsed tingimused selleks tooteks või mis iganes asjaks siis. Plus siis Photoshop või töötlus ka, et kui on vaja mingeid asju ümber tõsta seal nii-öelda või sellist suuremat fotomanipulatsiooni teha, et siis sealt tuleb ka veel hinda juurde. Mul on üks küsimus. Küll mitte tootefotodega, aga ma tahaks hullult teada seda, sest ma tean, et väga paljud fotograafid teevad seda. Ma olen käinud kunagi ühel, ta nimetab ennast fantaasiafotograafiks, et ta teebki selliseid õhulisi ja võtab näiteks hobuse ja teeb temast pärast unicorni, on ju. Et mingid siuksed lahedad asju teeb ta, selline hästi maagiline, muinasjutuline. Ja ma tean, et tema teeb niimoodi, et kui ta näeb, et ühes kaadris on tulnud inimese keha, poos, kõik on nagu korras, aga nägu veits on nagu kuidagi mitte kõver, aga võib-olla ongi veits see üks silm hakkab juba kinni minema, et kui sageli näiteks sina photoshopid inimeste nägusid, see on minu jaoks siis huvitav küsimus, et ütleme, minu ja Rita pildistamine, võib-olla Rita jäi hästi rõõmsa näoga ja minul jäi suu lahti. Kas sa võtad näiteks teisest kaadrist minu näolapi ja kleebid sellega vahetevahel? Kas oled teinud siukest asja? Ja, kui on sellised suuremad grupifotod olnud, siis ma olen teinud seda. Kui on mingisugune 2-3 inimest, siis üldiselt saab nad kõik korraga ilusti paika. Sa võtad terve näo, sa võtad nagu üks silm, näiteks see parem silm ja sa nihutad selle silmakese õige kohale. See ka oleneb jälle, aga pigem ikkagi terve näo nagu. See on nii lõbus küsimus, et ma tean, et seda tehakse, aga... Ja, see on tegelikult üsna tavaline selliste grupifotode puhul. Mis on veel sellised... võib-olla fun facts. Ja mingi köögipoolsed osad, et mida siis kõik fotograafid salaja teevad, aga millest nad ei räägi? Võib-olla ongi see, võetakse tegelikult detaile või asju mitmest fotost ja siis pannakse ühe peale kokku. Kropitakse välja ka? Ja, kindlasti. No okei, see võib-olla oli laias laastus nagu võetakse ära või pannakse juurde asju. See on tegelikult tavaline. Aga kas ütleme, kui käsi on mingis väärakas asendis, kas seal nii detailidest sa oled ka kuskil laskunud, et sa hakkad kehaasendit muutma? Just, et keha või kehaasendit muutma? Mina vist ei ole. See on vist rohkem siuke ilupildid, on ju? Samas ma ei ole kindel, ma ei saa kindlalt väita, et ma ei ole seda teinud. Aga seal on vähemalt võimekus teha, ma ei tea, puus suuremaks ja ma ei tea, rind siledamaks, nagu kui vaja on ju. Jah, täiesti saab tegelikult inimese kehaasendit ka nagu muuta. Manipuleerida. Ja mõtle, kui kurb, ma nägin neid enne pilte, vaata selle, minu kanga pildid on kunagi tehtud metsas ja siis mul oligi reaalselt nagu fotograaf oli ja siis oli fotograafil kaasas nagu meikar ja assistent,
ma tegelikult täna mõtlen järgi, ma sain selle pildistamise väga odavalt, 250 € oli kõik kokku ja ma sain äkki 30 pilti, see oli väga nagu hea diil, ma arvan, et täna enam ei saa sellise summa eest, aga reaalselt see assistent oli nagu metsas tossu nendega, vaata, käis ja vehkis seal ringi ja üks tegi pilti, üks sättis sul juukseid, et noh, täismäng nii-öelda ja ma nägin pärast neid enne ja pärast pilte, need on täiesti öö ja päev. Et mõnes mõttes, kuidas sulle meeldib see stiil? Kas sulle meeldib see, et seal on seda ehedust ka, et ta ei jää nii kaugeks vaata sellest päris pildist või sulle ikka meeldib veits midagi juurde keerata või vähemaks keerata ka? Ma ise üritan teha enne nii palju ära kui võimalik, et ma ei peaks Photoshopis hiljem nii palju muutma, aga tihtipeale on see paratamatu, et midagi tuleb ikka teha. Eriti nagu toodete puhul, kui ma tahan midagi saada kindlasse asendisse, et siis ma panen mingid niidid või pulgad sinna seda asja hoidma ja siis ma hiljem võtan nad lihtsalt ära sealt. Niimoodi lausa. Okei, et see on nagu esialgse pildi peal ongi sul see niit näha, ja sa pärast lihtsalt võtad välja. Vaata, kus on telgitagused sellele maailmale tegelikult. Tegelikult on mingi tüüp ka raudselt näpuga hoiab mingi pudelit sul seal püstis, sellist kropid kogu selle nagu inimese välja sealt. See pildistad võib olla niimoodi üles, et toode on kuidagi asjadega kinni püsti, mis iganes asendis ja siis sa lihtsalt võtad nad hiljem Photoshopis ära. Hästi lahe. Ma tahaks näha seda, siit sulle idee enda selle sotsiaalmeediaks, näita seda, kuidas sa teed seda, see on päris lahe asi. Mul on mingid Instas mingid riilid tehtud, aga jah, ma võib-olla seda Photoshopi poolt ei ole nagu nii palju näidanud, et pigem seda nii-öelda võtteplatsi või stuudio ülesseadmist. Mingi timelapse vaata teha, et kuidas see originaalne pilt on ja siis pärast, kuidas on mingid pulgad, näpud, kõik asjad pealt ära võtad, et noh, tegelikult ega sa ei peagi detailsusteni näitama, aga ma arvan, et see inimestele võib-olla eriti ettevõtetele, kes su seda teenust nagu paluvad, ma arvan, et neile on ka mingi sest sageli fotograafiaga ongi see, et ma mäletan Ritale ma rääkisin ka, et ma ei tea, kui palju me Georgile peame maksma, siis kui meie tulime, aga ma võin arvata mingit suurusjärku. Aga siis ta mingid, issand jumal, et nagu nad teenivad päris hästi, aga ma saan aru ka, miks te teenite hästi, see ongi nii ajamahukas protsess. Täna on minul näiteks see probleem, kui sa küsid mult vähe, ma küsin miks. Et fotograafia on ikkagi mingi tasemele jõudnud, kust enam nagu tagasipööret ei ole. Ma pildistasin ühel Tartus inimesed teevad kalanaast ehteid ja siis ma nendest pildistamistest tegin ka Instasse riilid ja siis nad olid ka nagu vaimustuses, et et nagu nii palju tööd läheb tegelikult selle ühe pildi alla, et inimesed tegelikult ei tea üldse, mis see nagu eeltöö on, kui mahukas see tegelikult on ja ka järeltöö tegelikult. Et klõps ise polegi nii ajamahukas, aga kõik see, mis sinna eelneb ja järgneb. Ja siis veel ise sõeluda. Kui kaua sa ütleme, see võib-olla on hästi õhuline küsimus või selline suur küsimus, aga võtame näitena siis meie need pildid. Kui kaua sa näed pärast selle järeltöötlusega, et meiega sa veetsid seal peaaegu 3 tundi või? Ja siis sa läksid koju ja palju sa pärast sinna aega kulutasid veel, et vaadata ja sõeluda? Mingi tundide arvuga. Äkki 2 tundi. Me olime lihtsalt nii head modellid või? Jah. Kas see tõesti oleneb sellest seeriast, et keda sa pildistad? Et vahel võib-olla 2 tundi on nagu selline miinimum sul olnud? Ei, ma olen ka kiiremini saanud, aga on ka rohkem aega läinud. Et millest see nagu enamasti oleneb? See, kuidas inimesed on olnud. Et sellest see nagu nii oluline, eks ole. Et aga ka, et võib-olla need valgused ja nii edasi. Jah, see ja oleneb palju ma neid kaadreid ka ise teinud olen. Mõni pildistamine on selline, et ainult tulistad kogu aeg ja see kaadrite hulk kokkuvõttes on hästi suur. Et siis on hästi keeruline seda lõppvalikut teha. Sa teed mingi esmase valiku, siis teed sealt veel valiku, töötled need pildid ära ja siis teed veel valiku. Et see tegelikult oleneb väga palju sellest photoshootist ka. Rahast veel natuke rääkides, mul on huvitav ka see koht, kui sa alustasid, kui imelik sul oli üldse raha vastu võtta
sest see oli midagi, mis sul tekitas kirge, et see oli põnev, et sa avastasid seda, et ma ei tea, võib-olla sa tahtsid ka tol hetkel tasuta võib-olla isegi teha, et näidata, mis oskad, ma ei tea, või sa juba teadsid? No eks algus ikka oli imelik, et mis summat ma üldse küsin. Ja kuidas otsustada? Jah, et aga samas, kui saad selle esimese raha kätte oma mingi esimese töö eest, siis see on nagu vau, okei, sellega saab raha teenida. Et see on päris huvitav minu jaoks ka, et kuidagi, kui inimene teeb midagi, mis on tema südameasi, et hästi naljakas mulle tundub võtta raha selle eest, et sest mulle nagu meeldib see. Et aga jah, ma arvan, et vist on, kui need esimesed kogemused on käes, siis juba, et inimesed näevad seda väärtust nagu päriselt ka ja ma pakun neile midagi, ma loon midagi. Ja see hinnastamise teema on ka selline natuke keerulisem võib-olla. Kuidas sa oled laveerinud siis selles? Kas sa uurid ka, et mis teised fotograafid teenivad? Eks ma ikka uurin jah, et peab seal mitte väga odavalt ennast andma, aga samas ei tohi ka liiga kalliks minna. Kuidas meil turg on, et kas väga palju üritatakse tingida sinuga? Nice price'i ka teed veel kellelegi või? Väga ei üritata tingida. Ei julgeta? Või? Kõigil on mingi okei, sa lihtsalt teed, mida sa teed ja musaldan. Pigem võib-olla jah, ei julgeta või kellel ei ole kogemust nii palju selle fototeemaga või ei tunne turgu. Et siis väga ei hakata tingima, et kuule, teeme odavamalt või kas selle hinnaga ei saa või. Sest mulle tundub, et meil siin Eestis inimesed muidu nagu vähemalt vanasti meeldis küll ikka väga tingida, aga ma ei tea, kuidas praegu on see veidi ära läinud, et nüüd juba väärtustatakse, et nagu tõepoolest, et kui on see hind, et siis on see hind, et ma ei hakka nagu sammu alla kuidagi tegema nüüd, et või siis on see, et ütled oma hinna ja rohkem vastust ei tule, et otsitakse keegi teine. Ma just tahtsin öelda. Alati on see, et alati leiab kellegi odavama. Aga sellel on ka mingisugune hind. Ma arvan sama, et ma tahtsingi sinnamaani jõuda, et ma arvan, laias laastus on see, et sa võib-olla ei jõuagi Georgi juurde, sa juba näed käekirjast ka, et see ei ole päris enam, ma ei tea, nii-öelda poole randmega tehtud, et selge see, et sa lähed kuhugi lehma lellepoja juurde ennem ja küsid temalt, et viitsid viska paar klõpsu, on ju. Et ma arvan, et laias laastus see eriti tootefotograafia, ma arvan, et sinna ei jõuagi selline klient, kes eeldab, et sa teed hästi odava raha eest seda. Võib-olla portreepildid ja sellised asjad, et siis võtab veits pahviks, et siuke summa, et et ma ei tea, tüdruk kuskilt tõrvast teeb 60 euriga ja sa küsid siin, mida iganes siis sa küsid, eks ju. Et ma arvan lihtsalt meie siin saame seda juttu ajada, et see tegelikult et see hind on stabiliseerunud, aga ma arvan, et on inimesi, kes võib-olla isegi väärtusta veel ennast niivõrd palju, võib-olla nad teevadki juba kvaliteetsed fotot, aga nad ei julge küsida rohkem, kui nad väärt on ju. Et mis sa arvad, siit ka minu küsimus tegelikult, mis on sinu jaoks soovitus harrastaja fotograafist nagu seda viimast lüket teha, et tunnistada iseendale ka, et sa oled nüüd profifotograaf? Mis on sinu siuke soovitus? Või millal see hetk ära tunda? Ma arvan, et seda hetke on kuidagi raske ära tunda. Et sa teed ja siis mingi hetk võib-olla lihtsalt avastadki, et okei, et kas ma nüüd olen professionaal või et kas ma nüüd olen piisavalt hea või piisavalt pädev. Sest et tegelikult ma ise küsin endalt seda küsimust nagu praegu ka või tihtipeale mõtlen, et kas ma ikka olen nagu piisavalt hea või pädev või kas ma ikka oskan piisavalt palju. Ja kas on sellepärast, et sa võrdled ennast ikkagi nagu nendel kohtadel, et sa mainisid enne, et praegu sul on ikkagi enda käekiri, aga et kas siis on ikkagi need sellised võib-olla hetked, kus sa hakkad kuidagi küsitlema ja et näed, et keegi on teinud midagi ikkagi vingemalt, et või? Pigem see, et see professionaali mingit nii-öelda sellist kindlat tingimust paika panna on keeruline, et ma nüüd olen professionaal. Et kas see tähendab seda, et ma teenin sellega raha? Kas see tähendab seda, et mul on võib-olla paberid? Või see tähendab seda, et mul on lihtsalt kaamera ja stuudiot nagu, kes see professionaal siis on?
Ma just tahtsin öelda, et tegelikult ma arvan, minu isiklik hüpotees on see, et selle küsimusele juurdlevadki ainult need inimesed, seda küsimust küsivad need inimesed, kes tegelikult juba on professionaalid. Sest nad näevad ruumi arenguks ja nad, mulle meeldib hullult selline väljend, et stay humble, not proud. Ehk siis sa oled kogu aeg nii nagu tagasihoidlik enda tegemistes, et sa näed, et saab veel kuskilt midagi nurki saab maha lihvida. Et sageli see viitab ka sellele professionalismile, mis sõna see on eesti keeles, et ma arvan isiklikult, et kui sa juba tabad ennast sellelt küsimust, et kumb ma nüüd täpselt olen, siis ma arvan, et sa võiksid ise rahulikult ennast juba liigitada sinna profi kategoorisse ära. Pluss, kui nagu otsida, kui sa tead juba väga palju mingist asjast, siis sa võib-olla saad aru, et kurat, äkki ma ei tea mitte midagi. Sest et sa saad infot juurde, aga sealt tuleb võib-olla veel mingid asjad juurde, et mida võiks teada. Siis saad aru, et okei, et ma võib-olla peaks veel rohkem mingeid asju teadma. Me just täna Gretaga, enne kui sa tulid, lobisesime siin ja me jõudsime ka selle ideeni, et see tõetarkus, et mida rohkem sa oled mingid teemad enda jaoks hakanud detailideks lahti võtma, siis seda rohkem sa saad aru, et kui vähe sa tead. Mida rohkem sa tead, seda vähem sa tead. Kes ütles selle lause? Mina üritasin meenutada täna hommikul ja mul ei tulnud meelde. Mingisugune tark tegelane oli. Keegi väga tark tegelane ja nii see on. Et see ongi see, et ignorance is bliss. Aga kui sa sinna sisse zoomid, siis hakkad nägema, et saaks veel paremini, saaks veel kihvtimalt teha. Mul on veel selline huvitav küsimus, et ma ei tea, kui lihtne või raske selle vastata on, aga oletame, et on ettevõtja, kes soovib tootefotosid või ükskõik mis fotosid, et kuidas üldse valida seda fotograafi, et kui sa ise hakkad otsima ja sul võib-olla ei ole head tuttavat ja lellepoega ja nii edasi ja sa tahad päriselt ka profi. Kuidas on midagi, mis sa saad soovitada äkki nendele inimestele, et kuidas üldse valida? No võiks vaadata, mis ta eelmist tööd on ja mis su toode on, mis sa tahad pildistada. Et kui palju tal võib-olla on seda kogemust sarnaste toodete pildistamisel. Ja eks võiks käekirja võib-olla ka vaadata, et üldiselt ettevõtjatel võiks olla mingisugune endapoolne idee ka, et mida nad tahavad saada. Ja siis võib-olla selle idee järgi vaadata ka, mis käekiri kellelgi on. Ma võin meie selle saate puhul küll selle visata sisse, et kui mina küsisin sinult, et kas sa tahaksid meid pildistada, me tegime eraldi nagu Pinterestis pinni ja ma saatsin sulle vaata enda need logovärvid, et sa enam-vähem teaksid, mis suunas me liikuda tahame, kas see lihtsustab või hõlpsustab sinu tõesti seda lokatsiooni valimist või milliselt sa kujundad pärast, et kas on kliendi poolt ka midagi, mis ta võib ise ära teha juba, enne kui ta sinuga ühendust võtab. Ja kui tal on tõesti selline eeltöö tehtud, et tal on mingisugused näitepildid, et millises stiilis või milline see valgus võiks olla, et mida rohkem infot mina saan, seda lihtsam mul on, seda kiiremini ma saan ka oma tööd teha. Ja, saab ka tema enda pildid kätte sinult? Jah, ja seda võib-olla odavamalt ta saab, sest et mul ei lähe nii palju aega. Et see täielik vabadus on keeruline. Pluss, kui on täielik vabadus, siis sa teed töö ära ja siis alles hakkab keegi mõtlema, et tegelikult võiks hoopis niimoodi olla. Kas sul on olnud seda, keegi on pöördunud su juurde, nad ei tea täpselt, mida nad tahavad, sa teed suure töö ära, aga siis nad ütlevad, et ei kasutatagi. Ma korraks hakkasin mõtlema, et fotograafina ei ole, aga tegelikult ühe korra on olnud, aga selliseid asju on olnud rohkem kujundustöös. Ma olen kujundustöid ka teinud, et seda on olnud pigem rohkem kujunduste puhul. Pildiga on juba see, et kui ma juba tegin ära, et siis kui palju songitakse sinu pilte veel üle pärast, pannakse oma mingid filtrid või? Õnneks ma ei ole näinud, et keegi paneks. See on ju kõige suurem solvang, see on nagu kokale, et kui sa paned soola peale, siis sul on sama teema. Kriminaalne. See on väga kriminaalne tegevus, mina arvan ka. Kui sa pead veel üle töötlema. Aga on sul sellel entreprenööritamisel siis mingid, sul on päris palju kogemust.
mingid lahedad seiku või ma ei tea, mingid kriisid lood, mis sul on juhtunud fotograafina? Mul on jah, kui ma olen võib-olla mingit tänaval pidanud midagi pildistama, siis on tulnud keegi ligi, et mida sa teed siin? Mida sa pildistad? Ära pildista mind. Ja siis ma olen lihtsalt öelnud, ei, ma ei pildista sind, et ma pildistan muid asju üldse. Või kinnisvara puhul näiteks üldiselt on see, et öeldakse ette ära, et kas maakler või keegi juba annab teada, et fotograaf tuleb, et palun tehke oma elamine siis korda, et koristage ära ja pange mingid isiklikud asjad peitu. Aga on olnud ka selliseid kodusid, kus on kõik laiali, laste mänguasjad, kõik, et siis läheb selle sättimise peale rohkem aega kui pildistamise peale. Kas sul on kunagi selline apsakas ka juhtunud, et sul on kõik pildid ära kadunud? Ja koolis on, aga õnneks töödega mitte. Et ma nüüd nagu teen seda, et kui ma pildistan ära, siis ma panen kohe, kopeerin mingi kas siis välise kõvaketta peale või? Ma olen kuulnud pulmafotograafe, kes on terved pulmad ära kaotanud. Vot see on päris suur pauk. Ma ei kujuta ette, see on vist ühe fotograafi kõige õudsem unenägu, et siis ma ei tea, SD-kaardi mingi viga või ma ei kujuta ette, mis see võib valesti minna, aga tehnika peale see on päris suur usaldus olema. Aga mul on siuke küsimus selle, et ütleme, kui sa otsustadki ise olla siis oma ettevõtja ja oma meediat hallata ise, et sa mõtled, et ma hoian natuke kokku, siis mis sa soovitad nagu, millised võiksid olla siis need näiteks kujundused või mida jälgida, kui sa juba paned enda pilte välja, et siuke ABC, mida sa annaksid nõuandeks inimesele? Oleneb, millest ta neid asju tahab. Räägime näiteks meist, et me teeme oma seda podcasti, eks ju, mis oleksid sinu jaoks need, kui sa teeksid ühe Pinteresti pinni, siis mis sa võiksid panna sinna juurde, et meist endast võiks näod olla, et aga kus me võiks ennast pildistada, et kas need värvid võiksid ühtlased olla või kuidas sina näed, et võiks hallata ennast? Selliseid köögipoole asju võiks ka olla, behind the scenes ja sellised asjad. See nagu tegelikult inimestele meeldib, see on siuke vahetu ja tekitab võib-olla sellise inimlikuma kontakti kuidagi. Fun fact, et Georg on sotsmeediahaldur meil ka, nii et... Kus sa tegutsed? Räägi seda ka. Teooria.ee, siis... Autokoolindus. Kõik laikima. Kõik laikima, nii kohe. Ma uurisin teie Instagrami hästi ilus, et ma ei usu, et inimesed eeldaksid, et teooria.ee Instagrami lehelt sa võiksid leida üliilused, nii kvaliteetsid. Pilte ja fotosid, eks ju. Aitäh. Aga mul on nagu üks sisulisem küsimus rohkem, et kuna mina sain selle teadmise üldse ühest veebiväljakutsest, siis kuna mina üritan ikkagi, mitte ma hoian kulu kokku, et mul ei oleks midagi selle vastu, et keegi turundaks ka, kui seda ressurssi oleks praegu võtta, aga ma leian, et ma ise olen pisut pedantlik, et ma nagu ei usalda ka kellegi teise kätte seda, et aga minu jaoks oli suurem komistuskivi, et teada erinevatel failitüüpidel vahet. Et see on küll hästi tehniline küsimus, aga näiteks mina ei teadnud, et logo kujundamisel võiks ta jääda näiteks SVG-sse. Mis on vahe siis nendel piltide salvestamiste, et kuidas see ei pääs, eks ju. Et mis võiks olla näiteks, võtame näiteks Instagrami ja Facebooki, kuidas sa soovitad inimestele, et nad ekspordiksid oma faile, kas need pigem peavad olema mingi konkreetse failitüübiga, et nad jääksid kvaliteetseks? Facebook, Insta võiksid olla JPEG või PNG. Facebook, Insta, nad söövad nagunii kvaliteeti ka juba. Ja sinna ei ole vaja mingit suuri faile nagu resolutsiooni poolest. Kas videost piisab ka näiteks, meil saateväliselt oli ennem nagu küsimus, et minu telefon on 4K, eks ju, ja 60 peal, et kas Instagrami videode puhul näiteks, kas ta võiks ikkagi olla see sama sätestus või ta võib ka olla väiksem, sest mina olen märganud, et HD veel Instagramis on kohutav. Ma ei tea, kas see on 4K ja HD-l nii palju Instas on vahet. Arvad, et ei ole? Ma arvan, et ei ole. Sest et see on nagu nii väike ekraan ja
ja noh, ta sööb nagunii seda kvaliteeti. Et võib-olla enda telefoni mahu kokkuhoiuks pane HD peale. jah, aga ütleme see logode teema, sest inimesed ju esialgu, kui nad alustavad oma ettevõtet, siis mis on logode puhul, mis minu jaoks on hästi huvitav, on see, et logodega, kui sa sisse zoomid, siis nad läheb pikslisse, kui see on JPG, ma saan aru. Et kas on, et see resolutsiooni kaoks ära, siis kas ta peab olema mingi teatav tüüp fail? ta peaks olema siis vektorgraafikas, mis siis on logod ja graafilised kujundused üldiselt. Need on siis need failid, kuhu saab lõputult sisse zoomida ja ta ei lähe piksliliseks. Fotod ja asjad on rastergraafikas. Et siis selleks on eraldi kujundusprogrammid, et teha logosid ja asju. Aga jah, see on tegelikult hästi, ma ei tea, kas tüüpiline, aga seda viga tehakse, et logot tehakse siis JPG rastergraafikasse väikesed ja siis neid tahetakse kuhugi suurte bännerite peale ja see ei tööta, et see läheb hästi piksliliseks. Ehk siis sisuliselt mina võin öelda, et meil on laias laastus, meil on 3 erinevat logo, kus me kasutame erinevalt, üks on Gmailis näiteks, üks on meil Instas endas on ju, siis meil on veel entreprenörita jaad ja siis on ilma teeta lõpus, et nagu erinevatele asjadele on mõeldud erinevad failid. Kokku mina olen laias laastus lugenud, meil on kuskil 8 faili lihtsalt selle logo peale ja üks neist ongi selle suunaga võetud, et kui sa sisse pead zoomima, kui me peaks näiteks tahtma midagi välja printida. Just trüki jaoks ongi oluline, et need oleks siis vektorgraafikas. See on mõni hea programm, mida sa saaksid kohe ka peanuppust võtta ja öelda, et seal oleks hea teha neid. Me teeme Canvas näiteks. No mina teen kõik oma asjad Adobe programmidega. No jaa, sa ei ole inimene ka enam selle koha pealt. Aga GIMP ja mis need on kõik, mul ei tule kohe meelde, aga GIMP on näiteks ka jah, neid, kui sa paned Google'isse otsingusse, ma ei tea, free. Kui lihtne on alustada näiteks GIMP, ma mäletan, ma olin 15-aastane ja siis ma proovisin selle GIMPiga, aga ta on natukene tehniline, et võtab ikkagi aega, et harjuda sellega. No kõik asjad võtavad natuke aega. Õnneks. Et tegelikult ta ikkagi ei ole, et lihtsalt see esialgne hirm, et on keeruline, eks ole. Pigem on see. Pigem lihtsalt korraks istuda maha, süveneda. Sisse hingata, välja hingata. Ja otsida ise infot YouTube'ist on absoluutselt kõige kohta tänapäeval tutorialid. Et lihtsalt endal peab pealehakkamist olema. Aga jah. Väga lahe. See on hea point, et see tuleb tegelikult kõikidest saadetest meil välja, et kui sa tahad ise seda asja teha, siis sa pead ise ka tähelepanu pöörama või siis värbama inimese, kes oskab seda juba teha. Et see on ka hea koht, kus nagu tunnistada oma pädevuse piire, et minul ei tule need pildid ja asjad ei tule üldse välja, et mõnel ei olegi seda visuaalset poolt, et ta ei näegi seda vahet. Zoomi sisse nii palju kui tahad, tal on nii pikslis, sina vaatad kõrvalt, kisud juba juuksid peast välja ja siis ta on mingi, kõik toimib ja kõik on mul ilus. Ja selle poole pealt võib-olla aru saan ka, et trüki peale ta tuleb ikkagi teistmoodi kui ekraani pealt vaadates. Aga kus me sinu tegemistega kursis saame olla, et kui on mõni ettevõtja, kes soovib enda tooteid või asju, kas sul on oma portfell või kus sind leida võib? Ma olen Instagramis, Brevis Lux, on Instagrami kasutaja ja koduleht on brevisluxfoto.com. Foto siis on nagu inglise keeles kirjutatud. PH-ga, jah. Väga lahe. Minul on viimane küsimus veel. Nii. Kui sa teeksid midagi muud peale fotograafia, mis see oleks? Ausalt öeldes ma ei tea. Kas sa teeksid... Sest kui ma nagu kooli läksin, mul ei olnud varu varianti. Mul oli see, et foto ja sinna ma lähen. Aga ma ei tõesti tea. Ma võib-olla ikkagi oleks mingisugune loominguline pool, visuaalne midagi. Kujundamine, video, ikkagi seal ümber mängiks. Foto, video, ma tean, et sa tegid, kui me Spotis koos töötasime, siis sa tegid isegi siidprinti vahepeal kodus, sa katsetasid, eks ju? Ja siiditrükki, jah. See on ka lahe asi, mida teha. Mul isegi läheb meelest ära vahepealt, mis ma teinud olen. Ma nägin sind nii põgusad kõrvalt ja siis ma vaatasin, issand, see tüüp teeb nii palju ägedaid asju, aga just nagu sa ütled ka, et visuaalides. Just. Et see on sinu ampluva. Väga lahe.
suur tänu, Georg, et tulid. Väga huvitav oli sind kuulata, intervjueerida ja palju edu sinu tegemistes. Ja väga lahe, et sa viitsisid külla tulla. Hästi aitäh, et kutsusite ja teile ka edu. Aitäh. Ja kui sa midagi näed, et me võiks paremini teha, siis on alati teada. Ja, okay. Me oleme avatud. Teeme nii. Aga aitäh teile ja järgmiste kordadeni. Tšau! Tšau!